Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Skorpionid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 8–14 juuni. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti. Ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Aga enne kui ma kaartide juurde lähen, ma kutsun teid üles kanalit tellima. Olete ise kursis kõigega, mis kanalil toimub ja aitate ka minu kanalil kasvada. Aga nüüd kaardide juurde. Teile on siia välja tulnud üles kohe 2 kaarti kõrvuti, üks on õiglus ja teine on keisrinna. No õigluse kaart räägib sellest, et kui teil oli mingi asi pooleli, mõned juriidilised küsimused, mingisugune vaidlus kellegagi või mõni leping sõlmimata, siis nüüd saab see tehtud. Et õiglus on teie poolel, seda see õigluse kaart räägib. Mis iganes teil pooleli oli, mis iganes asjad teil siin lahendamata olid, siis õigluse kaart on selline mustvalge, et kui õiglus on teie poolel, siis nii ongi. Seda ei ole võimalik ära osta, seda ei ole võimalik ümber teha, kuidagi viisi nagu väänata, ei ole seda õiglust võimalik. Ta ongi täpselt nii, kui ta on teie poolel, siis ta on teie poolel ja keegi ei saa mitte midagi teha. Nii on. Edasi on selle keisrinna kaart. No vaat keisrinna minu jaoks on maaema. Tema on selline naine, kes absoluutselt kõike ja kõike armastab. Tema armastab loodust, tema armastab inimesi, tema tahab aidata, tema tahab kõike teha. Ta tuleb, aitab puid laduda, ta tuleb, aitab lund lükata, ta aitab vanakesed üle tee. Tema võib-olla annab need puudu olevad sendid kellelegi, kellel poes puudu midagi tuleb. No ta on selline tohutu headus, empaatia, tingimusteta armastus. Vot selline naine on tema. Edasi tuleb teil sauade baas. No sauade baas tuleb uudistega. Sauade baas on üks tore baas. Kõik baasid tulevad uudistega. Sauade baas tuleb ka heade uudistega. Tema on lõbus. Tema tahab minna, tema tahab teha. Tema on täis seda, kuidas ma ütlen, ta on nagu lapselikult elev. Et nüüd me läheme, nüüd me näeme midagi uut, midagi head, midagi teeme. Oi kui tore, küll on vahva. Lähme sõidame laevaga, lähme sõidame rongiga, lähme sinna, teeme seda. Vot selline nagu tore baas, seda tulebki heade uudistega. Tema kõrval on karikate kuningas. Vaat karikate kuningas jääb rahulikuks. Ka selle baasi elevuse peale karikate kuningas jääb rahulikuks. See karikate kuningas on väga hea kuningas. Ta on emotsionaalselt väga tasakaalukas inimene. Ta on nii rahulik. Ta on väga hea õpetaja. Ma olen alati öelnud, et see karikate kuningas on üks suurepärane õpetaja. Ta on väga hea sõiduõpetaja autokoolis näiteks, kes suudab rahulikuks jääda ka siis, kui see õpilane ei saa autoga minema, vaid ainult hüppab koha peal. Tema seletab, tema juhendab, tema räägib rahulikult. Ta ei lähe endast välja. Ta ei hakka rooli kiskuma ega pedaale vajutama, nii et sa pedaale ise enam oma jalgade all ei tunne. Tema suudab rahu säilitada ja sellepärast ma ütlen, et ta on suurepärane õpetaja. Ta on töö juures samuti hea õpetaja. Kui temal on palju alluvaid, siis tema on rahulik. Ta kuulab ära, ta aitab, ta näitab, ta juhendab. Vot selline inimene, kelle juurde sa võid oma murega minna, ta ei lähe endast välja, ta ei hakka kedagi süüdistama. Ta kuulab ära ja aitab, kui saab. Kuulab vähemalt ära. Et vot sellist rahulikku sõpra ma soovin küll kõigile meile. Et tema on väga tore ja rahulik inimene. Siis on teil siin all müntide kuus. No müntide kuus räägib kingituste jagamisest, et lihtsam on jagada, kui ise küsida, aga samas, kui teil on abi vaja. See ei pea rahaline abi olema. See võib olla mis iganes abi, siis ärge häbenege küsida. Küsige selle sama karikate kuninga käest, kui teil on vaja teada midagi. Ei saa ise nagu, ei leia lahendust näiteks mõnele küsimusele, ei oska, ei tea, siis karikate kuningas aitab. Siin all on teil veel karikate baas. Karikate baas tuleb ka uudistega, aga nendesse uudistesse selle karikate baasi jutt
juttu või pakkumistesse tuleks suhtuda ettevaatusega, sellepärast, et tema kõrval on mõõkade 7. See mõõkade 7 on jäänud siia 2 baasi vahele, 1 baasi all ja 2 baasi kõrval. Et vot sellised pakkumised, mis teile tulevad ja tunduvad super head, seesama Sahuade baas tuleb ju heade uudistega, ta tuleb ju elevusega, et davai, teeme ära, mul on sellised head uudised. Ja ega see karikate baas ka halbadega ei tule, tal on ka mingi pakkumine. Aga see mõõkade 7 on kavala müügimehe kaart minu jaoks. See räägib sellest, et kõigesse tuleb suhtuda suure ettevaatusega, mida teile sellel nädalal pakutakse. Vot selle sama rahuga, nagu karikate kuningal on. Rahulikult asja kaaluda, vaagida ja mõelda. Ja abi küsida või nõu küsida, kui on vaja. Selle mõõkade 7 on see, et ta on ikkagi kaval müügimees ja ostate midagi ära, lepite midagi kokku ja pärast tuleb välja, et asjadel on varjatud vead. Lähete autot ostma, räägitakse teile maad ja ilmad kokku. Tegelikult saate endale masina, millel on varjatud vead, ei saagi väga palju sõita ja pärast pole midagi teha. Öeldakse, et ise olete rumal olnud, ise olete selle tehingu sõlminud, vot sellel lepingul on siin ja siin punkt C ja punkt teine. Kuidas te seda ei näinud, miks te seda ei lugenud? Ja vot nii on kõigi muude asjadega. Ostate kingad endale, jõuate koju, kannate võib-olla päeva 2, kontsate olevad alt ära, mis iganes, lähevad õmblusest lahti. Võib-olla on juba kohe koju jõudes mingi viga küljes. Hulka peavalu on vaielda nende poemüüjatega ja võib-olla ei tahetagi tagasi võtta või siis öeldakse, et parandame ära enda kulu ja kirjadega. Ühesõnaga, soovitan teile ettevaatust kõiges, mis teile pakutakse. See ei pruugi olla nii hea, kui ta alguses tundub. See mõõkades 7 on üks igavene kaval kaart. Tema ikka üritab kuidagiviisi oma kasu taga ajada. Nii et ettevaatust temaga ja kõigi selle pakkumistega, mida teile tehakse. Aga õiglus on teie poolel. Kui endal ei ole, siis küsige, ärge häbenege küsida nõu ja suhtuge ettevaatlikult sellesse, mida teile sellel nädalal pakutakse. Vot selline lugemine tuli teile, armsad skorpionid. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.